Tere tulemast kuulama minu podcasti Elu pärast tänast 9. osa. Aeg-ajalt tulid pähe igasugused uitmõtted ja võib-olla olen sellest ka juba varem rääkinud ning nüüd lihtsalt kordan ennast. Olen selles mõttes olnud väga õnnelik inimene, et mul ei ole muid tõsiseid haigusi ja need ei vii üleliigset energiat. Sain hetkel tegeleda konkreetselt ja ainult taastumisega ja eesmärk oli võimalikult kiiresti pääseda tagasi sellisesse jaksamise vormi, nagu olin enne operatsiooni. Keegi teine ei saanud minu eest midagi ära teha. Edasi pääsemiseks sain ainult ise teha asju võimalikult õigesti ja ennast pidevalt natuke tagant sundides. Ning tegelikkuses see ei nõua inimeselt mitte midagi võimatut. Lihtsalt suures osas oli kogu päevaplaan paigas, sõin normaalselt ja liikusin nii palju kui võimalik. See kõlab natuke imelikult, et liikusin nii palju kui võimalik, kuna tundub, nagu oleksin olnud kogu aeg kuhugi minemas. Tegelikkuses see päris nii ei olnud ja liikusin selle järgi, kuidas jõud taastus ning päev-päevalt proovisin lisada natuke rohkem pingutust, kas siis kiiruse või distantsi pikkuse osas. Kuna mitte midagi muud hetkel väga teha ei saanud kui kõndimine, siis liikumine koosnes jalutamisest. Ja tore oli ennast kõrvalt jälgida, kuidas alguses väga aeglasest kõndimisest kujunes tasapisi tempokam liikumisvorm. Seda on kujundlikult isegi raske edasi anda, mida konkreetselt tunned, kui jõud hakkab tasapisi taastuma, kui pääsed normaalselt tõusma ja ei pea ennast käte abil istuma tippima, saad sokid jalga ilma erilise akrobaatikata ning õues olles vaatad isegi ringi ega keskendu vaid sellele, kuidas kõnnid. Tasapisi hakkasid mõtted üha rohkem tööle keskenduma, sest eesmärk oli algusest peale pääseda tagasi tööle. Kuna minu anatoomilise poole pealt olid toimunud suhteliselt suured muutused ja ka füüsiliselt jaksamine ei olnud päris see, mis varem, tööle minek oligi alguses planeeritud vaid 40% koormusest. Siiski enne, kui sain keskenduda mõtetele tööst, oli planeeritud operatsioon, mille käigus oli plaanis eemaldada kogu maksa parem sagar, ehk siis segmendid 5., 6., 7. ja 8. Seekord siis operatsiooniks valmistumine oli natuke teistmoodi kui eelmisel korral. Mul ei olnud vaja minna päev varem haiglasse, vaid pidin olema kohal otse operatsiooniplokis hommikul 6:30. Olin muidugi aegsasti kohal, kuigi kellaaeg juba ise oli varajane. Panin oma kela haigekassakaardi registreerimisautomaati. Ekraanile tuli vastus, et olen ilusasti õiges kohas ja automaat palus mul ootama jääda. Natukese aja pärast tuli õdem ja kutsus mind riietusruumi. Vahetasin riided operatsiooniks vajalike haiglariiete vastu ning seejärel oli veel hetk ootamist, enne kui opisaali õed mulle järele tulid. Olukord oli teatud mõttes juba natukene tuttav ja teatud mõttes muidugi uus. Nii nagu ikka terve opitiim toimetas minu ümber ja muidugi oli taas väike küsitlus. Seejärel algas epiduraali asendamine. Seekord ei olnud aega ei ette mõelda ega muud moodi reageerida, kui protseduur oligi möödas. Narkoos algas veidi teistmoodi kui esimesel korral. Kui eelmine kord teadvus kustus murdosa sekundis, siis seekord anestesioloog ütles, et nüüd hakkab narkoosiaine tasapisi tulema ja kohe tunnen peas natuke kummalist tunnet. Mäletan, kui ütlesin veel, et tunnen ja päris paljugi
ning hetk hiljem olingi juba kusagil kaugel unemaal. Operatsioon kestis 6 tundi ning ärkasin intensiivis. Mõtlesin, et no nii, ongi jälle möödas. Vaheldumisi magasin ja olin ärkvel. Mind jälgiv õde oli kogu aeg lähedal ja tundsin ennast taas turvaliselt ning rahulikult, nagu esimese operatsiooni järel. Seda korda olin intensiivis päris pikalt, kuna Maks ei ärganud kohe koos minuga ja enne mind kuhugi ei lubatud, kui alles jäänud osa Maksast ilmutas elumärke. Õhtul, kui suutsin hetke ärkvel olla, siis õde küsis, kas soovin kellelegi helistada. Mu oma telefon oli kusagil osakonnas ootamas mind ja ausalt öelda ma ei oleks jaksanudki ise kellelegi helistama hakata. Sain oma lastest ühele teada anda, et kõik on hästi ja tema siis jagas infot edasi, et keegi ööseks muretsema ei jääks, kui minust midagi kuulda ei olnud. Öösel natuke enne 4 arst tuli ja ütles, et kõik on hästi ja alles jäänud Maksaga oli kõik korras. Seejärel pääsesin osakonda. Osakonnas õde ütles, et katsuksin nüüd magada ja vaatame telefoni ning muud isiklikud asjad hommikul. See oli õige ja hea otsus, sest olin väga väsinud ja ei tahtnudki mitte midagi muud kui natuke juua ja magada. Esimene päev peale operatsiooni on alati natuke omamoodi. Minult eemaldati lisaks Maksa paremale segmendile ka sapipõis. Kuna seedeelundkonda seekord ei puudutatud, siis oleksin saanud kohe hommikul süüa. Isu muidugi oli jäänud kuhugi üleeilsesse ja tundus, et midagi ei maitse. Kuna olin osakonda pääsenud öösel, siis sama päeva õhtul pääsesin esimest korda natuke kõndima ja see läks suhteliselt hästi. Siiski ei saanud ma veel luba üksi tõusta, sest tugevad valuvaigistid tegid uimaseks ja tasakaal ei olnud päris normaalne ning kukkumise risk oli loomulikult väga suur. Järgmisel päeval katsusin ettevaatlikult sama tehnikat, mida esimese operatsiooni järel ning jalutasin tilguti statiiviga natuke ringi. Epiduraal oli endiselt veel paigas ja CV-kateeter kaelas. Ootasin juba, et nendest minu küljes olevatest torudest lahti saaksin, kuna see teeks liikumise oluliselt kergemaks. CV-kateetri eemaldamine oli paras katsumus. Oma lõigatud kõhuga 30 minutit pea veidi alaspidi ja liivakotid kaela peal ei olnud just kerge olla. See oli siiski protseduuri õnnestumiseks möödapääsmatu ja on asju, millega haiglas olles lihtsalt tuleb hakkama saada. Nagu eelmiselgi korral, nii ka seekord pääsesin haiglast koju 5. päeval. Kaasas oli korralik arsenal väga tugevaid valuvaigisteid ja esimesed päevad poleks vist ilma nendeta toime tulnud. Seekord oli tegemist päris arvestatavate valudega. Olin taas 1,5 nädalat noorima lapse pere juures. Autosõidu väljakutsed olid tuttavad. Pidin lihtsalt ennast 2 käega ühes tükis hoidma. Kodus sain keskenduda vaid taastumisele ja jaksamisele ja pean tunnistama, et alguses olin ikka väga väsinud. See oli tegelikult loomulik, sest pool aastat tagasi oli olnud esimene operatsioon, millele järgnes 6 korda keemiaravi ja nüüd olin olnud teises suures lõikuses. Lubasin endale, et saingi olla natuke väsinud. Tasapisi alustasin ettevaatlikult trepist kõndimisega ja seejärel jätkasin õues jalutamisega. See tundus väga tuttav ning iga päev oli uus rõõm õnnestumisest. Tasapisi olin teel järgmise vahepeatuseni, kus tulid taas uued juhendid, mis suunas minu orienteerumise matk jätkus.
1. mail 2024 ootasin kannatamatult uue peatüki algust. 2. mail olin alustamas uuesti töö ja olin väga elevil. Justkui koolilaps, kes oli saanud uue pinali ja tühjad vihikud ning ootas juba kannatamatult, millal saaks neid avada ja kasutada. Minul oli valmis märkmevihik, täiesti uus pastakas, loomulikult joonlaud, tekstimarkerid ja korrektorpliiatsid. Need ei olnud lihtsalt esemed. Need olid minu väikese rituaali ja töörutiini tähtis osa. Ma olin üsna kindel, et olin ainuke täiskasvanu, kellel selliseid vahendeid möödapääsmatult vaja oli. Mõni võib-olla ütleks, et see oli kummaline või täiesti tarbetu, aga minu jaoks olid need üliolulised. See ei mõjutanud kuidagi minu töökvaliteeti ega kiirust, ent ometi pidid need alati käepärast olema. Mõnikord mõtlesin, kas see oli kuidagi seotud minu aastatepikkuse kodukontoris töötamisega. Võib-olla oli see just minu viis hoida oma töö ja eraelu vahel selget piiri. Olin tekitanud nende kaudu teatud struktuuri, kus tööaeg algas ja lõppes kindla rituaaliga, isegi koduses keskkonnas. Tänu sellele minule kodus töötamine sobis suurepäraselt ning sain rahulikult keskenduda sellele, mida teen. Alates aastast 2018 töötasin ühes Soome suurimas tervishoiukontsernis äriklientide asjatundjana. Minu ametikoht võis kõlada esmapilgul veidi naljakalt. Mida see asjatundja siis õieti tähendas? Ei, ma ei olnud oma arust kõige targem ega arvanud ka, et teaksin kõikidest asjadest kuidagi rohkem kui teised. Tegelikult seisnes minu töö abistamises. Toetasime üle kogu Soome asuvaid tervishoiuasutusi nende igapäevatöös, vastates spetsiifilistele küsimustele, mis puudutasid meie valdkonda. Firma nime ja täpse tegevusala jätan siinkohal mainimata. Olgu see siis ettevaatusabinõu või lihtsalt soov keskenduda peamisele. Mis aga oli tõeliselt tähtis? Ei, mitte firma nimi ega isegi minu konkreetne ametikoht. Oluline oli see, et mul oli võimalus minna tagasi oma igapäevase töö juurde, teha midagi, mis mulle päriselt meeldis. Pärast pikka eemalolekut oli see samm tagasi normaalsesse ellu tohutu tähtsusega. See oli sammuke tagasi igapäevaellu. Aeg läks kuidagi väga kiiresti ja mõnikord tundus, nagu tempo oleks kogu aeg kasvanud, kuid tegelikkuses see muidugi nii ei olnud. Päevas oli ikka 24 tundi ja 7 päeva nädalas. Minutid liikusid täpselt samamoodi nagu varem. Kuna esimese aasta vältel olid kontrollid ehk siis kompuuteruuringud ja onkoloogi vastuvõtud planeeritud iga 3 kuu tagant, siis minu suureks üllatuseks oligi järgmise kontrolli aeg kohe-kohe kätte jõudmas. Ma ei mõelnud kunagi ette, mis tulemused kompuutris tulla võisid, sest ma ei saanud seda nagunii mitte mingit moodi muuta. Olin olnud selles suhtes väga korralik patsient ja taastuja, teinud kõik täpselt arstide, õdede ja füsioterapeutide juhendite järgi. See ei tähendanud, et pidin paaniliselt mingeid ettekirjutusi jälgima, kuid järgisin neid küll peaaegu, et perfektsionisti täpsusega. See ei olnud mulle imekombel sugugi raske. Tänu sellele oli muidugi ka minul olnud lihtne, sest polnud vaja mõistatada, mida juba teha sain või tohtisin. 23. juulil oli järgmine kompuuteruuring, mis seekord oli veidi eriline. Mul olid tavaliselt suhteliselt head ja nähtaval olevad veresooned ja enamasti nii laborandid kui õed said esimesel korral veenid ilusti kätte. Seekord muutusin kohe alguses natuke ettevaatlikuks, sest esimene katse läks täiesti metsa. No see oli täiesti arusaadav, et nii võis vahel juhtuda, kuid nii juhtus ka 2. ja 3. katsel ja see ei tundunud enam sugugi tore olevat. Säilitasin siiski täieliku rahu ja proovisin olla võimalikult positiivne
et õde mitte rohkem muretsema panna. Õde ütles mulle, et käib kutsumas kolleegi ja ka see oli täiesti tavaline, et mõnikord nii tehakse. Selle aja peale olid mu siiani veel alles olevad nähtavad veresooned kuhugi sügavale täiesti ära kadunud ja nüüd oligi juba suurem töö toimivat soont leida. Küsisin, kas äkki võiks kasutada veenivalguse lampi, kuid siis viimasel hetkel kõik õnnestus ja kanüül oli paigas. Kompuuteruuring ise on suhteliselt lühike protseduur võrreldes magnetuuringuga. Sõidad lihtsalt paar korda lauaga edasi-tagasi selle suure ümmarguse masina seest läbi. Saad kontrastaine ja sõidad veel paar korda. Ja siis juba tulebki õde kanüüli eemaldama ja võid koju minna. Peale uuringut polnud endal mitte midagi muud teha, kui oodata tulemuste kuulamiseks, arsti helistamist või vastuvõttu. Ise ma oma kompuutri ega magnetuuringu tulemusi kunagi enne ei näinud, kui arst oli minuga nendest vestelnud ja radioloogi hinnangu teada andnud. Alles seejärel tulid vastused minu maisa terviseäppi ka mulle endale loetavaks. No ja seekord sealt see siis tuli. Uus metastaas maksa alles jäänud vasakus sagaras. Eelmisel maksaoperatsioonil eemaldati mul kogu maksa parem sagar ehk siis 5., 6., 7. ja 8. segment ning lisaks ka sapipõis. Suurest operatsioonist toibumine kestis oma aja ja loomulikult oleksin soovinud, et oleks tulnud pikema perioodi jooksul häid ja ainult häid uudiseid. Mõnikord tuligi selline tunne, et kuigi tegin kõik väga täpselt endast oleneva, mõnikord täiesti minust mitte olenevatel põhjustel, see ikka ei olnud piisav ning sellest johtuvate emotsioonidega pidi ka seekord toime tulema. Ja see oli selles hetkes alles esimene tagasilöök. Peale seda, kui olin saanud oma kompuuteruuringu vastused ja vestelnud arstiga, koostati mulle uus raviplaan ja järgmise maksaoperatsiooni planeerimiseks saadeti uus saatekiri Helsingi Meilahte haiglasse maksakirurgia osakonda. Sellel hetkel tundus, et see oli kõikvõimalikest variantidest parim, mis mulle üldse võis juhtuda. Alati oli positiivne pool, kui asjale sai midagi teha ja nüüd tundus, et sai. Käisin oma terviseäpist vaatamas ja rõõm ning rahulolu suurenes, kui nägin, et mu saatekiri oli ka osakonnas kiiresti käsitlusse võetud. See toimub suures plaanis nii, et mingil hetkel arstide konsiilium koguneb arutama minu planeeritavat lõikust ja seejärel pannakse paika juba täpsem ajakava. Kohe varsti peale saatekirja saatmist helistati mulle päevakirurgia osakonnast ja kutsuti koha peale vastuvõtule. See kõik oli juba eelmisest korrast tuttav. Kuidagi väga kerge ja hea tundega läksin juba tuttavasse päevakirurgia osakonda. Juba mitmes kord tundsin ennast mingil kummalisel kombel väga targana, kui suure haigla lõpututes aulates ja koridorides leidsin ilma vaevata õige lifti ning teadsin, kuhu korrusele sõita ja kuhu edasi suunduda. Tegelikult ju täiesti normaalne ja igapäevane asi. Ja nii liiguvad seal haiglakompleksis iga päev 100 inimesed. Kuid millegipärast just sellel hetkel olin endaga väga rahul. Päevakirurgias kohtusin juba eelmisest korrast tuttava õega ja minu üllatus oli suur, kui selgus, et olin ka õele meelde jäänud. Ma olen väga jutukas ja seletan pidevalt, võib-olla oli asi selles. Ei tea. Sain kaasa järjekordse preopjoogi ning mingi väikese eeltäidetud süstla operatsioonipäeva hommikul süstitavaks ning nüüd ei olnud muud, kui oodata uut kõnet osakonnast. Kõne tuli, kuid kahjuks mitte selline, mida ootasin. Sain seda korda täiesti ettearvamata kõne teiselt onkoloogilt, kes oli veel kord mu kompuutri tulemusi vaadanud
ning selgus, et lisaks maksametastaasile oli midagi kahtlast jäänud silma ka vasakus kopsus. See oligi ilmselt siiani selle matka kõige raskemini vastuvõetav uudis, et 30. juulil peale onkoloogi konsultatsiooni maksakirurgiga minu operatsiooni järjekorra koht tühistati. Korraks tundus, et nüüd küll maailm kukkus lõplikult kokku, sest olin nii oma peas kinnistunud vaid ja ainult mõttesse operatsioonist ning nüüd tundus, et mitte midagi ei olnud enam tulemas. Tegelikkuses aga oli tulemas veel väga palju. Terviseäpp Maisa on üks äraütlemata hea väljamõeldis ja läbi selle toimib asjaajamine väga sujuvalt. Kogu vajalik info ilmub otse sinna ning sain teada, millised vastuvõtuajad või protseduurid olid minu jaoks broneeritud. Ise kuhugi helistama ega aegasid kinni panema ei pidanud, kogu see töö tehti alati minu eest ära. Minu mure oli lihtsalt infol silma peal hoida ja õigel ajal õiges kohas olla. 13. augustil 2024 istusin taas tuttavas ooteruumis ja ootasin arsti vastuvõtule. See kõik oli liiga tuttav ja mõtlesin, et aasta on möödas sellest, kui esimest korda siia tulin. Ma ei tea, kas see aasta oli sellises situatsioonis pikk või lühike aeg ning sellele ilmselt ühest vastust ei olnudki. Sellesse aastasse oli mahtunud nii palju kõikvõimalikke sündmusi, kuid need olid kõik seotud suurelt osalt minuga. Hakkasin mõtlema, et tõesti nii oligi. Terve aasta ma olin tegelenud ainult iseendaga. Muidugi olin võimaluse piires ja jõudumööda jaganud oma aega ka lähedastega, kuid see oli kõik toimunud vaid ja ainult minu ajakava järgi. Ühtäkki ma sain aru, kui suure osa minu ajast see haigus oli viinud. Vaatasin minuga koos seal ootavaid inimesi ja mõtlesin, et neil kõikidel on sama haigus, mis minul. Võib-olla eri haigusvorm, kuid siiski sama. Mitmed patsiendid olid tulnud vastuvõtule koos abikaasaga või kellegi lähedasega. Taaskord tabasin ennast mõttelt, et vähk võib olla lähedastele palju hirmutavam ja raskem kui haigele endale. Ise olin käinud kõik need käimised üksi ja mul on tunne, et see oli minu puhul just sobiv. Siinkohal muidugi saangi öelda vaid asju, millisena need minule tundusid, sest kellegi teise mõtteid, tundeid ega olukorda ma ei teadnud. Mõttekäik katkes, sest arst kutsus mind kabinetti. Istusin ja kuulasin ja ühtäkki mõistsin, et olen tagasi stardijoonel, kus kohast aasta eest oma täiesti uut ja tundmatut teekonda alustasin. Ühest küljest kõik oli juba nagu nähtud, teisest küljest oli tegemist täiesti uue olukorraga. Ma ei olnud veel päriselt saanud üle oma tohutu suurest pettumusest, et ma ei pääsenud just nüüd ja kohe operatsioonile. Kuid samas sain ka aru, et mul ei olnud otseselt mitte mingit muud valikut, kui kuulata mulle pakutavaid võimalusi. Arst ütles, et tegelikult tuleks alustada uue keemiaraviga, et saada olukord rahunema ja kontrolli alla ning see oleks minu võimalus siiski mingi aja pärast pääseda uuesti maksaoperatsioonile tekkinud metastaasi hävitamiseks. Uus keemiaravi ei olnud just see, mida oleksin tahtnud. Esimesest keemiaravist olin saanud püsivad neuropaatilised kahjustused kätesse ja jalgadesse ning loomulikult see tekitas tunde, et mida siis järgmine raviperiood teha võib. Selgus, et just neuropaatia ja väga tugevate kõrvaltoimete ilmnemise tõttu minule ei saanud enam teha ravi oksaliplatiiniga. Uus ravi oli planeeritud jällegi 3 ravimi koostoimega ehk siis juba kasutusest bevacizumaabi veenisiseselt manustatuna, lisaks kabesitabiini tabletid nagu esimesel korral
ja uue rohuna tuli irinodekaan. Ütlesin arstile, et soovin hetke mõelda. Teadsin, et bevacizumaabi ja cabezitabiiniga ei ole mul mingit probleemi, kuid ma polnud päris kindel, kas võtan selle uue ravimi või mitte. Kuna mul on esimese operatsiooni käigus eemaldatud 25 sentimeetrit jämesoolest, siis irinodekaani kõhu ja soolestikuga seotud võimalikud kõrvaltoimed tekitasid loomulikult kerge eitava hoiaku kogu ravimi suhtes. Mõtlesin kodus pikalt nende asjade peale ja otsustasin, et ei hakka oma mõttekäiku kiirustama. Kuigi teise sessiooni esimene keemiaravi aeg oli juba 2 päeva pärast, ootasin rahulikult, kas mul tekib mingi sisetunne, mis oleks see õige otsus. Käisin palju väljas ja mingil hetkel teadsin täpselt, et võtan ka irinodekaani ning juhul, kui see peaks tekitama mingeid jubedaid kõrvaltoimeid, tegelen nendega siis, kui nad on käes ja lõpetan ette ja ülemõtlemise. See kinnitas veelgi minu juba varem kasutatud mõttemalli, et need sobivad otsused olid tegelikult juba kusagil olemas. Tuli lihtsalt oodata, millal nad endast märku andsid. Nagu hiljem selgus, otsus oli sellel hetkel õige. Tänan, et kuulasid ja tere tulemast kuulama järgmist osa.